Kogenud kapten arvutas muudatused, proovis ja testis varustust. Kuidas sai kalalaev kaduda vähem kui 4 minutiga, kui meeskond oli üle elanud nii palju hooaegu? aastal ehitati Texases kalalaev Compass Rose. Laev oli 25 meetrit pikk, 8 meetrit lai ja 8 meetrit sügav ning sellel oli 3 lastiruumi saagi jaoks. Tol ajal suutis see kanda maksimaalselt 95 krabipüünist, mis olid tekil 3 tasandil üksteise peale laotud. Iga püünis kaalus veidi üle 300 kilogrammi. 1985 aastal ostis laeva uus omamik nimega David Wilson ja nimetas selle ümber Destinationiks. 1992 aastal saadab Wilson laeva Destination Seattle'i Washingtoni osariiki, et teha sellele konstruktsioonilisi muudatusi. Töölised lõikavad laeva pooleks ja paigaldavad eelvalmistatud kereosa koos uute lastiruumidega, tõstes samal ajal roolimaja 1 meetri võrra kõrgemale. Need muudatused suurendavad Destinationi pikkust 30 meetrini ja laiust 9,8 meetrini. 1992 aasta oktoobris, enne kui muudatused on lõpule viidud, palkab Wilson laevaarhitekti, et arvutada stabiilsuse ja lastinõuded. Muudatuste jaoks puuduvad ehitusplaanid, seega koostavad arhitektid ise laeva joonised, et arvutada stabiilsus ja koostada raport. Nad toituvad laeva Destination kaptenile ja kaasomanikule Jeff Hathaway'le pottide kaalu osas. 1993 aasta oktoobris koostab arhitekt trimmi ja stabiilsusjuhendi koos juhistega, kuidas hoida laev stabiilsena, kui palju lasti peale võtta ning kuhu paigutada kalapüügipotid, kütus ja vesi. See näitab, et Destination võib vedada kuni 249 potti, millest igaüks kaalub 317 kilogrammi. 2011 aasta mais tehakse veel tööd, et paigaldada vööri uus teraskonstruktsioon. Vööriparda kõrgendamine pakub kaitset tormise mere eest ja lisab üle 1,5 tonni kaalu. David Wilson palkab laevaehitusinseneri, et projekteerida veeliini alla pirnjas vöör, mis vähendab veetakistust ning viia läbi uue laeva stabiilsuse hindamine. Arhitekt arvutab stabiilsuse uuesti, kasutades 1993 aasta trimmimis- ja stabiilsusraamatute andmeid. 2013 aasta jaanuaris saadab ta oma hinnangu. Pirnjas vöör avaldab tühise mõju ja ta ei väljasta uuendatud laeva stabiilsusraamatut. Järjekordne kasutamata võimalus koguneva probleemi avastamiseks. Aastatel 2016 kuni 2000 ostab David Wilson 125 uut krabipüünist. Püünised ise kaaluvad 326 kilogrammi ja kui varustus lisada, kaaluvad need veidi alla 400 kilogrammi, mis on peaaegu 80 kilogrammi rohkem kui algse trimmimis- ja stabiilsusraamatu koostamisel kasutatud arvutused. 2. veebruaril 2017 ütleb Trident Seafoodsi laevastikuhaldur St. Pauli saarel David Wilsonile, et rajatisel hakkab sööt otsa saama ja Destination peaks rohkem sööta kaasa võtma. Wilson edastab selle info kapten Hathaway'le tekstisõnumiga. 2 päeva hiljem, 4. veebruaril, jõuab Destination pärast 27 päeva tursapüüki Sandpointi Alaskal. Meeskond on väsinud, sinikaid täis ja kurnatud pärast kurnavaid vahetusi, mis kestsid peaaegu kuu aega, keskmiselt 20 tundi tööd ja 4 tundi puhkust. USA seaduste kohaselt ei pea kalalaevad järgima töö- ja puhkeaja nõudeid, mida teised laevad peavad järgima. Ja pole haruldane, et meeskonna liige töötab 2 päeva järjest, et enne hooaja lõppu norm täis saada. Sandpointis ei raiska meeskond aega ning valmistab laeva kohe ette pilio- või lumekrabi püügiks. Nad vahetavad tursapüügivarustuse välja ja laavad krabipüünised tekile virna. Kapten Hathaway ja David Wilson teevad plaani peatuda King Cove'is ja Dutch Harboris, et laadida peale sööt ning parandada väljalaskesüsteemi lekke. 5. veebruaril laadivad töötajad Sandpointi Trident Fuel Dockis Destinationile 57 644 liitrit diislikütust, 3 tünni mootoriõli ja 1 tünni hydraulikaõli. 3 päeva hiljem suundub Destination King Cove'i poole. Pärast 9 tunnist merereisi saabuvad Hathaway ja tema meeskond King Cove'i ning kinnitavad laeva Peterpan Seafoodi kai äärde, kus nad laadivad peale veidi alla 1,4 tonni sardiinisööta.
Alaska kalandus- ja jahiosakonna inspektor kontrollib laeva ning väljastab koorikloomade ülevaatussertifikaadi, milles on kirjas kokku 200 kraabipüünist. Ta tuletab Hatawayle meelde, et Alaska osariigi eeskirjade kohaselt tuleb rannavalvet teavitada 24 tunni pikkusest väljumisajavahemikust. Rannavalvekontoor saab telefonikõne ja küsib kapten Hataway käest, kas ta soovib vabatahtliku stabiilsuse ja ohutuse vastavuskontrolli. See on 15-minutiline ohutuskontroll, et kinnitada, et pardal olevate püüniste arv ei ületa stabiilsusjuhendis lubatud arvu. See ei ole kohustuslik kontroll ja Hataway keeldub, öeldes, et tal tehti see kontroll eelmisel hooajal ning tal on tegelikult pardal vähem püüniseid. Ja kell 22.00 lahkub Destination King Cove'ist Dutch Harborisse. Järgmisel päeval, 9. veebruaril kell 18.30 näeb kalalaeva April Lane'i kapten, kuidas Destination sõidab Dutch Harborisse. Arvestades riikliku ilmateenistuse hoiatusi merepritsmete jäätumise kohta, on ta mures laeva laadimisseisundi pärast. Ta ütleb tekimehele, et too teeks oma telefoniga video. Riiklik ilmateenistus annab 2 korda päevas välja ilmaprognoose üle Beringi mere ja Aleudi saarte, kus merepritsmete jäätumise hoiatused katavad 48–72 tunni pikkuse perioodi. Merepritsmete jäätumine on mereveepritsmed, mis külmuvad külmadele pindadele, kattes laeva raske jääkihiga. Paljud kapteenid kuulevad neid hoiatusi ja otsustavad oodata, kuni tingimused mööduvad, enne kui nad merele lähevad. Hathaway ei oota. Oht meeskonnale, kellel on krabipüünised tekil, seisneb selles, et jäätuv mereprits koguneb traadist võrele igal küljel, igas püünises ja kõigis virnastatud kihtides. Destination kannab tavaliselt 200 püünist, mis on virnastatud 5 tasandile. Nad jätavad teki keskele vahe, mida kasutatakse tunnelina, et pääseda ligi luukidele kalalaekatesse number 1, 2 ja 3. Laekad number 1 ja 2 on täidetud mereveega ja suletud. Leegas number 3 on tühi ja luuk jäetakse lahti, et nad saaksid pääseda rooliruumi läbi laeka number 3, mis on stabiilsusraamatus väljumisel nõutud. Kui nad kaotavad roolimise kitsastes oludes sõites, peavad nad saama kiiresti rooliruumi juurde pääseda. Destination sildub Klosterpueri külmhoone kai äärde, et laadida kalmaari sööta. Teise kalalaeva Ocean Rover meeskonnaliige näeb, mida ta arvab olevat suure hulga krabipüüniseid, mis on laetud Destinationile ja teeb mõned fotod. Kella 18.30 kuni 19.00 nii laadib laeva meeskond 4 alust kalmaari sööta, lisades veel 3 tonni kaalu. Kuid Destinationi sööda sügavkülmik mahutab vaid 2,7 tonni ning neil on juba 1,4 tonni sardiinisööta olemas. Meeskond laeb ülejäänud sööda laeva keskel olevate krabipüüniste peale. See on veel üks ajasurvest tingitud otsus. Kell 19.00 suundub Destination Trident Seafoodsi juurde. Kapten Hathaway lahkub laevalt, et tuua tihend ja parandada peamasina lekkiv väljalasketoru. Kui Destination on Trident Seafoodsi tehase kai ääres, külastavad laeva 2 endist Destinationi meeskonnaliiget. Destinatsiooni mehaanik räägib lekkivast tihendikarbist, mis eraldab sõugruvi Willi ookeanist. See on neid kogu tursa hooaja jooksul vaevanud, sundides teda iga paari tunni tagant masinaruumi pilsist vett välja pumpama. Kõik lähevad välja ja Hathaway ostab grupile õhtusöögi. Endised meeskonnaliikmed näevad, et Destinationi meeskond näeb pärast 24 tunniseid vahetusi üsna kurnatud välja. Kell 23.00 lahkuvad nad restoranist ja naasevad oma laevadele. Destination lahkub Dutch Harborist teel St. Pauli poole, et ladustada oma lisasööt enne lääne poole püügialadele suundumist. Läbi purjetades võtavad meeskonnaliikmed kordamööda roolimajas 1 või 2 tunni kaupa vahiteenistust. Reisil Dutch Harbori ja St. Pauli vahel helistab Hathaway satelliittelefoni teel mitu korda Aleutian Lady kaptenile. Aleutian Lady on kalalaev, mis kuulub samasse ühistusse nagu Destination, töötades koos ja jagades ressursse. Captain Hathaway jäi krabipüügi hooajale hiljaks, sest ta pidas pikema tursa hooaja vastu. Aleutian Lady kapten ütleb, et krabipüügi hooaeg kulgeb aeglaselt ja Hathaway on juba kaotanud päevi lisasööda kogumisega. Hathaway tunneb üha suuremat pinget. Kell 13.30 helistab Hathaway Trident Seafoodsi laevastikujuhile St. Paulis, et teatada, et ta toob hoiule 5 või 6 alust sööta.
Destination asub 14 tunni kaugusel St. George'i saarest ja jõuab St. Pauli kas laupäeval, 11. kuupäeval või pühapäeval, 12. kuupäeval. Leiva AIS ehk automaatne identifitseerimissüsteem näitab, et alus liigub kursil 325 kraadi St. Pauli saare suunas, kiirusega umbes 8 sõlme pärast lahkumist Dutch Harborist. AIS on jälgimissüsteem, mis edastab laeva identiteedi, asukoha, kursi, kiiruse ja muud andmed kohalikele alustele, ranniku jälgimisjaamadele ja satelliitidele. 2 eraldi korral näitab AIS jälg, et Destination aeglustub. Esimene kord umbes 10 minutiks ja teine kord umbes 60 minutiks. Kui selle kurss muutub 0,43 kraadile ja kiirus aeglustub 0,4 sõlmeni. Kuid 17 meremiili põhja pool Püha Jüri saarest liigub teine krabipüügilaev Polar Ice samas suunas. Põideldes 35-sõlmelise tuule ja 5-meetriste lainetega peatuvad nad 4 korda, et meeskond saaks nailon kuvaldidega tekilt jääd purustada. Iga jää purustamise kord võtab umbes 5 tundi ja neil pole pardal ühtegi krabipüügipüünist. Destinationil on. 11. veebruaril kell 4.57 edastab riiklik ilmateenistus piirkondliku ilmateate. Nad annavad välja väikelaevade hoiatuse kirdetuule ja kogu nädalavahetust katva jäätava pritsme eest. Tingimused, mis võivad olla väikestele alustele ohtlikud. Kell 5 ületab Destination St. George'i saare edelapoolse külje, varjudes tuule eest saare taha. See hoiab kurssi, liikudes umbes 2,5 meremiili kaugusel läänerannikust, suurendades kiirust kuni 9 sõlmeni, kasutades saare kaitset. Kalalaev Clipper Surprise otsib varju jäätava merepritsi eest saare tuulealusel küljel, mis on tuule eest kaitstud. Selle kapteen näeb oma AIS-i pealt teisi laevu Zapadni lahes. Kõigil sama mõte. Nad ootavad tormi möödumist. Destination ei Utah. Kell 5.55 ületab Destination Tulnoi neeme, mis on Püha Jüri saare loodepoolne tipp. Tulnoi neeme veted on kurikuulsad oma karmide mereolude ja tugevate tuulte poolest. Loodetung tuleb lõunast, samal ajal kui tuul puhub kirde poolt vastassuunas, sundides teravaid laineid murduma, kui need 2 vastandlikku jõudu kokku põrkuvad. Kell 6.10 pärast Tulnoi neeme möödumist ei ole Destination enam St. George'i saare tuulealuse külje kaitse all. Tuul haarab jäätunud krabipüünised nagu purje, põhjustades laeva kreeni ehk vasakule kaldumist. Tasakaalustamiseks kujutan ette, et tüürimees pöörab Destinationi paremale, tuule ja lainete suunas. Kuid kell 6.12 pärast pöörde lõpetamist sunnib vastutuul laeva kiirust kaotama, aeglustades selle 0,9 sõlmeni. Laeva ollolev hoovus liigub tagantpoolt kiirusega 0,8, sõlme tühistades roolile mõjuva veevoolu efekti. Destination kaotab juhitavuse ning vöör pöördub täiesti läbi tuule, kuni laev on kell 6.13 täielikult ümber pööratud. Lained pritsivad üle teki, kuid kõik äravooluavad on jääga blokeeritud. 3. lastiruumi luuk on avatud ja vesi tungib laeva sisse. Ülekoormatud krabipüünised, sööt kõrgel tekil, raske jää koguneb. Pealt raske laev kaotab stabiilsuse. Mõne minuti jooksul laev ümber läheb ja upub. Kui külm merevesi täidab laeva eluruumid, pole meeskonnal tõenäoliselt aega päästeülikondi selga panna. Külmaveešokk võib sind tappa vähem kui 3 minutiga, kui sa enne ära ei upu. Ilma päästeülikonna või päästeparveta on meeskonna ellujäämisvõimalused peaaegu olematud. Kell 6.13 saadab Destinationi hädamajakas hädakutsungi. Alaskas Junius asuv rannavalve 17. ringkonna juhtimiskeskus saab e-Pirbi hädaohu teate. Minut hiljem kell 6.14 kaob laev nende radari ekraanilt. Ei rannavalve ega ükski teine piirkonnas tegutsev laev kuule ega saa Destinationilt ühtegi Mayday kutset. Rannavalve juhtimiskeskus üritab laevale helistada, kuid vastust ei tule. Kell 6.44 käivitab rannavalve missioonikoordinaator ulatusliku otsingu ja päästeoperatsiooni.
Coalbay'st pärit MH60 helikopter valmistub õhkutõusuks, kui nad peavad ootama teist helikopterit. Tulenevalt vee avarusest ei saa Coalbay helikopter startida enne, kui Kodiaki helikopter on nende asukohast 2 tunni kaugusel. See on meeskonna turvameede juhuks, kui üks 2 lennukist peaks tegema hädamaandumise peaaegu jäisesse vette. Kell 7.45 tõuseb õhku HC-130 lennuk rannavalve lennubaasist Kodiakis, mis asub 495 miili kaugusel Destinationi viimasest teadaolevast asukohast. Kell 8.09 üritab rannavalve MH60 helikopter startida Kodiakist, et olla saatjaks Coalbay'st tulevale MH60-le. Kuid jää koguneb mootori sisselaskjavadesse, kui helikopter rullib mööda lennurada. Piloot peab naasma angaarisse, et mootori sisselaskjavad jääst puhastada. 30 minutit hiljem on Kodiaki helikopter õhus. Lähedal asuvad kalalaevad jõuavad sündmuskohale esimestena. Kell 9.30 leiab Silver Spray meeskond rusud ja õlilaigu 3,9 meremiili kaugusel Destinationi viimasest teadaolevast AIS-i positsioonist. 20 minutit hiljem saabub Bering Rose, kuid teatab, et laevast pole jälgegi. Kell 10.13 pärast peaaegu 2,5 tunni möödumist lendab rannavalve HC-130 fikseeritud tiivaga lennuk üle St. George'i saare. MH60 helikopter Coalbay'st saabub varsti pärast seda. Kell 11.40 leiab Silver Spray meeskond päästerõnga, millel on kirjas kalalaeva Destination nimi. MH60 helikopter jõuab Destinationi viimasesse teadaolevasse asukohta ja leiab Epirbi vähem kui poole meremiili kaugusel St. George'i saarest. Helikopteri juhatab Silver Spray selle asukohta. Kell 12.25 leiab Silver Spray meeskond Epirbi üles. 14. veebruaril pärast enam kui 3 päeva jooksul 4972 ruutmeremiili läbiotsimist peatab rannavalve otsingu. Ellu jäänuid ei ole. 8. juulil 2017 uurib riiklik ookeani atmosfääriameti laev külgskaneeriva sonari abil piirkonda, mis asub Destinationi viimasest teadaolevast asukohast lähedal. Sihtmärk, mis vastab Destinationi kirjeldusele, leitakse vasakul küljel lebamas, suunaga edelasse, 78 meetri sügavusel vees, umbes 6 meremiili põhja pool Delnoi Pointist. Rannavalve kasutab uurimiseks kaugjuhitavat talverobotit. Nad kinnitavad, et sihtmärk on kalalaev Destination. Tugevad hoovused takistavad neil alverobotit piisavalt lähedale manööverdada, et laeva kere üksikasjalikult uurida, kuid nad toovad pinnale ühe krabipüünise. Püünis kaalub 399 kilogrammi koos selle sees oleva varustusega. See on 82 kilogrammi rohkem, kui stabiilsusarvutustes arvestati. 200 krabipüünise peaaegu 2 tonni sööda tekil ja kiiresti koguneva jääga kestis Destination vaid 4 minutit alates esimesest probleemimärgist kuni signaali kadumiseni. Rohkemate katastroofide nägemiseks klõpsa nüüd ekraanil olevale videole.